Noh, suur tänu kõigile, on tore teid siin näha ja meil on siin üks väga eriline inimene. Ta võitis just suured valimised rekordilise tulemusega, nii et teil on midagi ühist. Ja ma olin väga uhke ja mul oli au, et sain toetada peaministrit, sest ma arvasin, et ta on tõesti hea. Ma arvasin, et ta tegi fantastilist tööd. Austan teda ja andsin talle oma toetuse. Ja minu arvates oli tal Jaapani ajaloo kõige edukam valimised. Ta võitis nagu ei kunagi varem. Meil on väga populaarne ja võimas ning suurepärane naine. Meil on väga hea suhe ja me hakkame arutama kaubandust ning paljusid teisi olulisi teemasid. Ja tema kohal oleks siin. Muito obrigado. Seetõttu soovin teha koostööd teiste riikidega ja pakkuda neile oma kindlat toetust. Ja mis puudutab Iraani ja tuumarelvade arendamist, siis see on tõesti midagi, mida ei saa lubada. Jaapan peab samuti selles suunas tegutsema. Samuti on meie riik hukka mõistnud rünnakud naaberriikide vastu ja Hormuzi väina faktilise sulgemise. Ja välisminister Motegi ütles samuti Iraani välisministrile, et see ei ole vastuvõetav ning palus neil need tegevused viivitamatult lõpetada. Turvaolukord on pingeline nii Lähis-Idas kui ka Indo-Vaikse ookeani piirkonnas. Sellegipoolest oleme tänulikud selle eest, et Ameerika Ühendriigid usaldavad Jaapanit sügavalt ja on jätkuvalt pühendunud vankumatule liidule. Täna arutame, kuidas Jaapan ja USA saavad koos tugevamaks ja jõukamaks. Ta tegi ka uusi ettepanekuid maailma energiaturu stabiliseerimiseks. Seejärel sooviksin arutada peamiselt majandusjulgeoleku direktoriga kriitiliste mineraalide, energiaalase koostöö ning meie majanduste tugevdamise ja vastastikuse majanduskasvu edendamise teemalisi vestlusi. Suur tänu, teete suurepärast tööd. Veel kord, palju õnne Jaapani ajaloo suurima võidu puhul. Pole halb, see on pikk ajalugu. See on suur rahvas, millel on tõeliselt hea seadus, suurepärane ja suur maine, aga see on hiiglaslik võit. Palju õnne kõigile, olen teie üle väga uhke. Me saime sõpradeks ja olen uhke teie töö üle. See polnud lihtne. Kas on küsimusi presidendile? Härra president, kas olete rahul Jaapani toetuse ja erakorralise abiga? No, me räägime sellest täna. Laske käia, palun. Mis puudutab Jaapani toetust näiteks nagu Hirai poe puhul, kas olete rahul praeguse olukorraga selles osas? Aitäh! Räägime täna veelgi rohkem oma tegevusest. Meil on olnud tohutu toetus ja suurepärased suhted Jaapaniga kõiges. Ja ma usun, et tuginedes eile ja üleeile Jaapaniga seotud avaldustele, võtavad nad tõesti vastutuse. Jah, härra president, jah. Usun, et saame imelist toetust. Üleeilse kommentaari põhjal tuli Jaapanilt väga tugev sõnum. Erinevalt NATO-st. See on täiesti erinev NATO-st. Palun ja. Härra president, kas te kavatsete peatada sanktsioonid Iraani nafta suhtes ja kavatsete ehk saata piirkonda rohkem Ameerika vägesid? Ei, ma ei kavatse saata vägesid kuhugi. Ja kui ma saadaksin, siis ma kindlasti ei ütleks seda teile. Aga ma ei kavatse vägesid saata. Me teeme kõik, et hoida hinda madalal. Sellele mõtlesin, kui seda tegin. Dow Jones jõudis hiljuti 50 000 punktini. Nad väitsid, et see ei juhtu minu ametiajal ega 4 aasta jooksul, kuid ma ütlesin, et juhtub. Ma ei teadnud, et nii kiiresti nüüd jõudis see 50-ni. Me tegime seda aastaga, mitte 4-ga. S&P jõudis just 7000-ni. Öeldi, et see on veel võimatum kui Dow 50-ni jõudmine. Me saavutasime selle aastaga ja kõik on hästi. Majandus oli hea, naftahinnad madalad ja bensiin langes kuni 1,99 ja 1,85-ni. Kõik oli suurepärane, nägin Iraanis toimuvat. Ütlesin, et vihkan seda sissetungi, kuid peame selle tegema.
ma arvasin, et numbrid tulevad hullemad ja tõus suurem, aga me teeme selle sissetungi ära. Kui see on lõppenud, on maailm turvalisem ning peaminister nõustub. Tema arvates on see kohutav. Millega nad tegelevad? Ma arvan, et peaaegu kogu riik mõtleb nii. Iraan on tõsine oht Lähis-Idale ja kogu maailmale ning kõik nõustuvad minuga. Ma arvan, et praktiliselt kõik riigid nõustuvad minuga selles osas. Tahtsin tule kustutada ja ütlesin, et teeme seda. Nafta hinnad tõusevad, majandus langeb veidi. Ma arvasin, et see saab olema hullem, palju hullem tegelikult. Arvasin, et on võimalus, et see saab olema palju hullem. See pole halb, see saab varsti läbi. Me hävitasime mereväe ja praktiliselt kõik, mida sai, sealhulgas juhtkonna. Nende merevägi, õhuvägi ja õhutõrjevarustus on läbi. Lendame kuhu tahame, keegi ei tulista meid. Neil on, ma mõtlen, ja nagu sa tead, nende juhtkond on läbi, nende juhid on läbi. Nad valivad pidevalt uusi juhte, sest varasemad saavad otsa ja otsivad jälle uusi. Me võime selle saare hävitada igal ajal, kui tahame. Ma nimetan seda väikeseks naftasaareks, mis asub seal täiesti kaitsetuna. Me hävitame kõik peale torujuhtmete, me jätame torujuhtmed alles, sest nende taastamine võtaks aastaid, enne kui nad suudaksid need uuesti tööle panna. Aga ma ütleksin, et me oleme ajakavast oluliselt ees. Ma pidin seda tegema. Nimetan seda ekskursiooniks, mille ükski teine president pole julgenud ette võtta. Kõik tahtsid seda teha, kuid ei kasutanud seda. Ma ei süüdista neid, see jäi mulle ja saime hästi hakkama. Meie armee on uskumatu, meil on uskumatu armee, meil on kaugelt maailma tugevaim armee, meil on kaugelt maailma parim varustus. Jaapan ostab palju meie varustust, mis on meie jaoks auasi ja üks arutlusteemasid. Nad soovivad osta palju sõjaväevarustust. On au, et peaminister on siin, meil on olnud suurepärased suhted. Olgu, president. Austatud härra president. Ma arvan, et tema peab enne teid minema. Hästi, said aru. See on väga hea, ma ütlen sulle, ma mõtlen, see on nii hea, et me ei pea seda tegema. Ei, see on väga hea. Ma pole veel su keelt selgeks saanud, aga järgmiseks korraks on see mul olemas. Kas Pentagon on tõesti ametlikult võtnud kohustuse eraldada selleks veel $200 miljardit lisavahendeid? Me palume seda mitmel põhjusel, isegi rohkematel kui ainult see, millest me Iraani puhul räägime. See maailm on muutunud äärmiselt ebastabiilseks ja sõjavarustus, samuti selle relvastuse jõud on midagi mõeldamatut. Sa ei tahakski sellest teada. Saaksid selle 2 sekundiga lõpetada, kui tahaksid, aga oleme ettevaatlikud ja tahame seda teha. Ära unusta, Biden andis selle ära. Mina taastasin relvajõud oma esimesel ametiajal, kuid Biden loovutas need nii rumalalt Afganistanile. Väga palju asju. Ta oli liiga laisk ja rumal, et seda liigutada. See oli küll palju, kuid siiski väga vähe, võrreldes sellega, mida mina ostsin ja ehitasin. Me tahame, et meil oleks hea, tahame, et meil oleks suured laskemoonavarud, nagu meil praegu on. Meil on palju laskemoona, aga seda on vähendatud. Me andsime Ukrainale palju ja nemad samuti. Biden andis Ukrainale $350 miljardit sõjalist abi ega ehitanud midagi üles. Meil on palju, meil on piiramatu varu kesk- ja kõrgema taseme relvastust. Ja sõjaväevarustust, laskemoona, relvi, aga eriti laskemoona on meil palju, kuid me hoiame seda alles. Tegelikult pole seda vaja, kuid ehitame siiski. Meie sõjaväevarustuse tootjad toodavad praegu tasemel, mida nad pole kunagi varem näinud. Nad pole seda kunagi varem teinud. Pete juhib seda koos meiega, kuid tema on olnud eriti kindel. Kindral, Pete, mina ja kogu grupp. Ja Reikion ehitab 4 tehast, Lockheed ehitab 5 või 6 tehast, nad ehitavad kiiresti. Pärast meie rasket kohtumist kulutasid nad ühel juhul $51 miljardit aktsiate tagasiostmiseks. Nüüd on neil see keelatud ja nüüd loovad nad midagi uskumatut. Me pole kunagi varem midagi sellist näinud, nagu praegu toimub.
meil läheb väga hästi, tõesti väga hästi. Me tahame parimat võimalikku vormi. Me olime samamoodi, kui taastasime relvajõud suurepärasesse vormi. Siis rikkus Biden kõik ära ega teinud midagi. Ta ei ehitanud, ei teinud midagi. Demokraadid ei taha isegi relvajõude omada. Nüüd näed, kui oluline see on. Aga meil on maailma kõige tugevamad relvajõud. Me toodame kaugelt parimat varustust. Ühel õhtul tulistati ühte kindlasse kohta 114 raketti ja neist 100 olid väga keerukad raketid. Kokku 114 keerukat raketti. Kõik need tulistati alla. Meie varustus, kogu meie varustus on muljetavaldav. Tegelikult on see väga hea. Seega tahame olla kindlad. See on väike hind maksta selle eest, et me jääksime tippu. President. Kõnealune isik rahandusminister ütles täna, et Iraani juhid on deserteerunud. Teate seda, nemad teavad seda. Mis see on? Meil on rahandusminister. Ehk soovib ta seda arutada. Kas keegi teab, ütle mulle üks asi. Kas sa juhuslikult tead, kes ta on? Ta on Cassidy Central. Seega näeme nakkust kõigil tasanditel ja hakkame mõistma, mis režiimiga toimub. Sellest ei räägita siin Seevaris. Väga hea, aga me jälgime neid õhust ja režiim peab ise kokku varisema. Rahandusministeeriumis nägime, kuhu nad raha riigist välja kannavad. Me leiame selle ja anname Iraani rahvale tagasi. Ja te näete deserteerimisi seoses Iisraeliga. On ka palju sõjaväelisi deserteerimisi. Teil on Iraanis palju sõjaväelisi deserteerimisi. Ma ei süüdista neid. Aitäh, president. Kas arutasite peaminister Netanyahuga nafta ja gaasiväljade rünnakuid? Jah, ma ütlesin, ära tee seda, tema vastas. Me teeme seda, me ei arutanud. Me oleme iseseisvad, saame hästi läbi. See on koordineeritud, aga vahel ta teeb midagi, mis mulle ei meeldi. Seega me enam ei tee seda. Ja viimane, kui ma tohin, Föderaalreservi president ütles mulle, et ta kavatseb jääda ametisse, kuni uus president kinnitatakse. Ta jääb nõukogusse kuni Föderaalreservi uurimise lõpuni. Ta on uurimise all, sest ta ehitab hoonet 100 miljardite eest, mis ületab oodatud kulusid. See hoone seal on alla eelarve ja valmis enne tähtaega. See on peosaal. Peosaal on suurem ja keerulisem hoone kui tema ehitatav, kuid maksab vaid murdosa hinnast. Midagi toimub, olgu ehitajatega, see on mu tugevaim külg. Olen alati suuri hooneid ehitanud. Anna need üle alla eelarve ja tähtajast varem. Need võiksid maksta 4 miljardit, see on 4 miljardi dollari suurune renoveerimine. Kui vaadata seda hoonet, pole kindel, kas Kevin Walsh sinna üldse kolib. See on olnud ehituses aastaid, see on kõige kallim kunagi ehitatud hoone. Ma tean, et see on karjuv ebakompetentsus. Täna, ilma kahtluseta, peaksid sa intressimäärasid langetama. Muidugi, kes neid ei langetaks. Aga ta on jonnakas ja tal on Trumpi obsessiiv-kompulsiivne häire. Aga paljudel inimestel on see tead. See ei ole ravitav haigus. Aga ta ehitab ka. Ta peaks kohe intressimäärasid langetama, aga ta ei tee seda, sest ta on jonnakas ja ebakompetentne inimene. Ja see on halb tead, kui oled jonnakas ja ebakompetentne, siis ma arvan, et see on kõige hullem kombinatsioon ja ta ei ole ka tark inimene. Aga ta ehitab seal kompleksi, mis on tema alluvuses. Ta alustas seda, kuid nüüd on see kontrolli alt väljas. See on miljardeid dollareid väikese hoone eest. Ma oleksin võinud selle hoone ehitada ja teha selle ilusaks 25 miljoni dollari eest. 25 miljoni dollari eest ja see oleks olnud ilus. Vaata, mida ma Valges majas renoveerisin. See oli väga halvas seisukorras. Põrandad ja muu olid kehvad. Ma oleksin selle hoone ilusaks teinud 25 miljoni dollariga. Nemad kulutavad 4 miljardit. Olgu, nii et jah, see ongi see. Kuritegevus on olemas. Võib-olla on see seotud töövõtjaga, aga kuna ma tean töövõtjate kohta rohkem kui ükski teine inimene, võib-olla isegi rohkem kui keegi, kes kunagi elanud on. Aga see töövõtja on väga rikas mees. Kes iganes see töövõtjaga poleks, ja me teame seda, aga kes iganes ta ka poleks, ta on äärmiselt rikas mees. Ta teenib, ma mõtlen, ta võib teenida miljoneid dollareid, ma ei kuule siin 3-4 miljoni dollari suuruseid summasid. See teeks sellest ajaloo kõige kallima hoone ruutmeetri kohta. Ja sa ei ehitagi isegi hoonet.
see on renoveerimine, välisfassaad jääb alles, teras jääb alles, konstruktsioon samuti. Tahan lihtsalt näidata avalikkusele, et see mees on ebakompetentne. Ta on väga ebakompetentne ja võib-olla ebaaus mees, kuid keegi on ebaaus. See hoone ei saa maksta 3-4 miljardit dollarit, eks? Härra president. Lihtsate ja otsekoheste sõnadega. Härra president, palun. Härra president, te mainisite Jaapanit. See inimene paistab olevat üks teie omadest, kas pole? Jah, aitäh. Ka on hea või halb, aitäh hea reporter või halb reporter. Ja milline ta on, peaaegu polegi midagi. Kõik on korras, ta paistab olevat väga tore tüüp, lase käia. Härra president, te mainisite äsja, et Jaapan astub sammu edasi. Sain aru. Millist toetust oodate Jaapanilt tulevikus? Loodan, et Jaapan võtab suurema rolli, sest meil on suhe ja toetame neid. Meil on Jaapanis 45 000 sõdurit, me kulutame Jaapanile palju raha, nii et meie vahel on see alati nii olnud. Seega ma loodan, mind ei üllata, et nad tahavad võtta suuremat rolli. Meil pole eriti midagi vaja, me ei vaja Jaapanit ega teisi, kuid on õiglane, et nad võtavad vastutuse. Jaapani puhul olen kuulnud, et nad saavad üle 90% oma naftast selle väina kaudu. Nii et see on suur põhjus tegutsemiseks. Ma mõtlen, me hävitasime selle riigi, see pidi hävitatama. Ainus asi on see väin. See on raske. 2 inimesega saaks vette visata väikseid pomme ja takistada asju. Me ei soovi, et see juhtuks. Kuid Jaapan, Hiina, Euroopa, osad Euroopast suudavad suure osa naftast selle väina kaudu transportida. Me ei saa sealt midagi, oleme alla 1%. Me ei pea järgima kindlat protsenti, teeme seda lihtsalt viisakusest. Tegelikult me seda väina ei kasuta. Meie kaitseme seda väina teistele, aga NATO ei taha meid selle kaitsmisel aidata, kuigi just nemad vajavad abi. Nüüd muutuvad nad palju sõbralikumaks, sest mõistavad minu seisukohta, aga minu jaoks on juba liiga hilja. Nagu sa ilmselt tead, plaanib Ühendkuningriik nüüd saata oma lennukikandjad. Ma ütlesin, et tahan lennukikandjaid enne seda. Ma ei taha neid pärast seda, kui seda on võidetud. Nad tahavad mulle lennukikandjaid saata pärast sõja võitmist. Praktiliselt pole kedagi, kes nende pihta tulistaks. Nende raketivaru on väga madal, vähenenud. 90% droone on oluliselt vähem ja tehaseid lammutatakse. Ja, härra. Raketirünnakud on vähenenud üle 90% võrreldes algusega. Ka ründedroonide arv on langenud 90%. See näitab ülekaalukat tulejõudu. Te mainisite peamist punkti, president, nende kaitsebaasi. Kui nad tulevikus rohkem ei tooda, on varustus piiratud. Seetõttu sihime nende relvade kaitsetöövõtjaid, tagades, et tulevikus ei oleks võimalik raketiheitjaid või rakette taastada. See on sõjaline laastamine, mida nad pole kunagi varem näinud. Nii et sõna otseses mõttes 2 nädalaga hävitasime nende mereväe, õhuväe, kogu tehnoloogia kadus, kogu side katkestati ja kõik juhid eemaldati sellest. Nad saavad hästi hakkama, kas pole? Veel üks küsimus peaministrile. Lubage mul valida üks kõige ilusam ja elegantsem inimene Jaapanist. Nüüd on mul küsimus peaministrile. Lähme kohe edasi. Seal, eespool. Kas sa ei usu muusikasse? Ta karjub vestluses. Võid jätkata? Muidugi. Jaapan ja USA on tihedad liitlased. Oluline küsimus. Miks te ei hoiatanud USA'd ja Euroopa ning Aasia liitlasi nagu Jaapan enne Iraani ründamist sõja eest? Seetõttu oleme väga segaduses, jaapanlased. Kodanikud. Ei taha liiga palju ette teatada. Sisenedes teeme seda tõsiselt ja vaikides, et oleks üllatus. Kes mõistab üllatusi paremini kui Jaapan? Miks sa Pearl Harborist ei rääkinud? Olgu. Ta küsib mult, kas sa nüüd usud üllatustesse? Ma arvan, et palju rohkem kui meie. Ja meil oli üllatus ning me saime hakkama. Ja tänu sellele üllatusele õnnestus meil 2 esimest päeva edukalt lõpetada. Tõenäoliselt unustasime poole tehtust ja veelgi enam, kui arvasime. Kui ma räägin kõigile ära, pole ju enam üllatust. Okei, mis? Veel üks peaministrile.
kas pöördute peaministri poole vabandust? Austatud härra minister, kas teil oleks praegu aega, et sellel pooleli oleval teemal vestelda? Meie kohta on palju termineid ja priitikat. Kas plaanid selle teema üles võtta? Jaapani ja Hiina pikk suhe. Ja ma arvan, et meil tuleb suurepärane reis. Reis lükati umbes 1,5 kuud edasi. See määrati ümber ja ootame seda põnevusega. Ma kiidan Jaapanit, kui olen Hiinas kohtumisel president Xi Jinpingiga. Täna peame häid vestlusi, peamised kaubandusest, sest nad soovivad palju äri teha ja on suured ostjad. Meie energia, nafta ja eriti Alaska gaasi. Alaska on üllatavalt lähedal, palju lähemal kui teised allikad, kuid tundub lihtsalt veidi külm. See on lihtsalt lühike reis. Nii et see on midagi, millest me hakkame rääkima. Vestlus keskendub peamiselt energiale ja kaubandusele. Suur aitäh kõigile, aitäh!